Me saadame sõnumit täna. Me saadame sõnumit nii oma inimestele kui oma vastastele. Jah, oleme valmis ja tahame oma väikest Eestit kaitsta. Taas iseseisvumise aja suurim sõjaline õppus Siil 2018 oli suur edulugu mitmes mõttes. Üheks märkimisväärseks võiduks osutus sotsiaalmeedia. Õppuse ajaks spetsiaalselt komplekteeritud üksus tõestas, et kaasaegses riigikaitses loeb tõepoolest iga okas. Aga kuidas rääkida sotsiaalmeedias vahetult, kaasahaaravalt ja kõikidel arusaadavalt üritusest, mis koosneb põhiliselt pressiteadetest, formaalsetest visiitidest ja hunnikust valdkonna spetsiifikast? Kuidas? Vastus? Hästi! Pöörasime kõik õppuse tavapärased protseduurid Kaitseväes seninägematuks sotsiaalmeedia sisuks. Peaministri ja Kaitseväejuhi visiidist staapi sai käepigistamise fotogalerii asemel sotsiaalmeedia konto takeover. Sätitud pressifotod muutusid sõduritelt laekunud päris materjaliks, millel elas kaasa kogu vabariik. Viisime õppuse ajaks sotsiaalmeedia numbrid astronoomilistesse kõrgustesse. Facebooki postituste orgaaniline ulatus kasvas 420%, üle 300 000 inimese. Postituste kaasavus tõusis 221%, üle 85 000 inimese ja populaarsemaid postitused said kuni 26 000 klikki. Sotsiaalmeedia sisu ületas uudiskünnist ka televisioonis ja online-meedias. Õppusega seotud vajalik informatsioon jõudis inimesteni kaasaegsel moel ning edukas sotsiaalmeedia projekt lõppes sotsiaalmeedia meeskonnaliikmete auastme tõstmisega Kaitseväe juhataja poolt.